Ehk siis esialgu naistele info. Kui sinu emaliinist ja vanaemaliinist on tulnud sellised programmid seoses meestega, et mehed on sitapeal ja mehi ei saa usaldada, või siis nagu ühel siin see näide oli, kes mulle kirjutas, et sa võid tulla mulle külla ainult siis, kui sa tuled koos mehega. Või siis, et kui su majas ei ole mees, siis sa ei ole naine. Nagu halloo, mis programmid. Ja neid kirju tuli mulle postkasti veel. Ma lihtsalt nagu lugesin ja ma mõtlesin nagu, ei tii küll. Aga ma olen olnud ka selles kohas, kus ma jäin uskuma neid programme, mida mulle õpetati. Ma korjasin need svammina enda sisse, hakkasin neid elama ja siis ma vältisin ja kartsin vastaspoolt. Ehk siis, kui sa täna oled selles kohas, kus sa ei vaata mehi austusega, kui sa ei vaata mehi uudishimuga, kui sa ei vaata mehi sellise pilguga, et nad on nii ägedad, siis sul on tulnud mingid väga veidrad programmid oma naisliinist. Nii et ära usu neid. Tuvasta ära need valeprogrammid, valeprogrammeeringud ja tuvasta need ära ja vabasta need ära. Ja punkt number 1, enesearmastusega töö. Enesearmastusega töö, eneseväärikusega töö. Standardite tõstmine. Sest et seni, kuni sul on baasvundament vigane, sa ei usu endasse, sul puudub enesearmastus, sa ei tea, mida sa väärt oled, siis sa saadki selliseid, millega sinu vanaema ja ema pidid leppima, sest et neil olid varasemalt halvad kogemused. Ja kuna neil olid varasemalt halvad kogemused, siis nad kandsid selle uskumuse ja programmi, et mehi ei saa usaldada ka sulle üle, mis ei ole tegelikult tõde. Jah, tollal ajal, kui sinu vanaema oli väike beebi, siis mehi ei saanudki usaldada. Nemad pidid minema, ma ei tea, teisele mandrile, viidi ära või pidid sõtta minema, kuhu iganes. Ja juba sealt tekkis sisse automaatprogramm, et mehi ei saa usaldada. Ja see kandus vereliini pidi edasi. Ja niimoodi need uskumused, programmid, käitumismehhanismid, tundmused ehk tunded kanduvad edasi. Seni, kuni sina märkad, oota, ma ei taha nii eluaeg elada, oota, siin on midagi mäda, miks ma reageerin samamoodi nagu minu ema või minu vanaema? Miks kõik mu suhted, miks kõik mu partnerlussuhted on ühe skeemiga, ühe sama skeemiga? Ja siis sa otsid uusi kaaslaseid, nad on erinevate välimustega, aga point on sama. Või siis, kui sa juba oled tegelikult olnud nii-öelda ilma kuidas ma ütlen, kaaslaseta või ilma vastaspoole suhtluseta, ma ei pea siin silmas mitte midagi muud, vaid lihtsalt suhtlust. Kui sa oled juba ilma selleta olnud aastaid, siis seal on juba koodis, alateadvuse programmis on nihe. Kasju, ma ei lase sind praegu täna õue enam hilja. Sa tead, et sa ei saa praegu enam õue. Nii et ei ole vaja kravunuda. Ja sama kehtib ka meestele. Meestel on samamoodi, võivad seal olla erinevad programmid ja uskumused, et mehed, naisi ei saa usaldada või et naised jätavad maha või naised kasutavad ära või naised petavad ja mis iganes. See on juba vale uskumus, see on juba vale programm sinu kehas, see on juba vale kehakood. Tuvasta ära, kellelt see tuleb, kes sulle seda ütles, kus sa seda kuulsid, miks sa selle enda omaks tegid, enda koodidesse võtsid. Ja vaata, kas see kood ja see uskumise programm tegelikult toetab täna sind. Kui tema best before on ammu läbi, siis märka, muuda ja lase sellest lahti ja kirjuta uus.